tulemast meie saatesse. Täna räägime põnevast ja kaunist riigist, Albaaniast. Meil on stuudios 3 külalist, kes kõik on seda riiki külastanud. 3. C-klassi õpilane Aivar Bereziner, 9. B-klassi õpilane Varvara Bereziner ja kooli huvijuht Anna Luik. Tere tulemast! Tere! Alustame sinust, Anna. Räägi, kus Albaania asub ja mis sulle seal kõige rohkem meeldis? Albaania on väike riik Balkani poolsaarel, Adria ja Joonia mere vahel. Seal on väga ilus loodus. Mägikanjoonid Osum ja Valbona, Logara mäekuru, kust avaneb imeilus vaade merele ja ka kuulus Ksamili kuurort valge liiva ja selge veega. Väga huvitav. Kas seal on ka ajaloolisi paiku? Ja kindlasti. Seal asub Utrinti arheoloogiline linn ja Lipaša akvedukt. Väga erilised on ka Girokaster ja Berat. Linnad, mis näevad välja nagu suured vabaõhumuuseumid. Kas sa teadsid, et Albaanias oli kunagi diktatuur? Ja 20. sajandil juhtis riiki Enver Hoxha, kes ehitas üle riigi 100 000 punkreid. Täna on osa neist muuseumid. Kuidas on Albaania praegu? Tänapäeva Albaania on sõbralik ja avatud riik. Seal elavad koos moslemid ja kristlased. Turiste on palju ja isegi Tallinnast saab sinna otse lennata. Söök on ka väga maitsev. Värsked köögiviljad, juustud, grillitud liha ja loomulikud kohv. Aitäh! Nüüd räägime vend ja õde, Aivar ja Varvara Bereziner, kes käisid samuti Albaanias. Aivar, mis sulle reisil kõige rohkem meeldis? Kõige rohkem meeldis mulle soojas meres ujuda ja palju jäätist süüa. Ühel päeval jõudsime mägedes asuvasse hotelli, aga tee oli nii kitsas, et me ei saanud sealt läbi. Hotelli omanik parkis meie auto ise. See kõlab nagu seiklus. Mis sulle Albaanias veel silma jäi? Ma nägin väga kõrged mägisid ja pikid tunnelid. Ma proovisin ka väga maitsvat jäätist, pildistasin kauneid vaateid. Aga järgmisel korral tahaksin minna mõnda uude riiki. Ja sina, Varvara, kuidas sulle Albaania meeldis? Minu esimene mõju oli väga positiivne. Ilm oli soe ja päikesepaisteline. Inimesed olid väga sõbralikud. Kõige rohkem mulle meeldis Saranda linn mere ääres. Seal olid ilusad rannad ja uskumatult sinine vesi. Kas sa külastasid ka mõnda erilist kohta? Ja ma käisin Lekursi kindluses ja nägin seal päikeseloojangut. Olin ka Tiranes punkrimuuseumis, väga vana ja huvitav koht. Need oli samuti vapustavad. Need ulatusid otse mere äärde. Millised olid inimesed Albaanias? Nad olid väga lahked ja rõõmsad, alati valmis aitama. Ma sain teada, et Albaanial oli pikk ja keeruline ajalugu ning oma keel ja traditsioonid. Kas sa proovisid ka kohalikku toitu? Ja ma sõin bukerit, see on soolane pirukas juustu ja špinatsiga. Toit oli lihtne, aga väga värske ja maitsev. Ja kui sa läheksid tagasi Albaaniasse, mida sa seal teeksid? Ma läheksin kindlasti jälle mere äärde ujuma ja sõidaks mõnele väikesele saarele. Tahaksin lihtsalt nautida soe ilma ja Albaania atmosfääri. Suurepärane! Aitäh teile kõigile, et jagasite oma muljeid. Head kuulajad, kui otsite uut ja huvitavat reisi, siis Albaania ootab teid.